Chiar în acest moment, în timp ce citiți aceste cuvinte, există o față a lunii pe care nu ați văzut-o niciodată. Nici dumneavoastră, nici părinții voștri, nici strămoșii voștri din urmă cu 1000 de ani. De fapt, niciun om din întreaga istorie a civilizației umane nu a privit vreodată cu ochii săi acea parte a satelitului nostru natural. Și totuși, milioane de oameni o numesc partea întunecată a lunii. Dar iată paradoxul care poate părea șocant. Această așa numită parte întunecată nu este deloc întunecată. În fiecare clipă în care soarele strălucește peste Maria Tranquillitatis de pe fața vizibilă, aceeași lumină cade și pe crevasele de pe cealaltă parte. Denumirea este o eroare atât de profundă rădăcinată în cultura noastră, încât chiar și oameni de știință respectați o folosesc ocazional. Cum s-a întâmplat acest lucru? De ce jumătate din suprafața celui mai apropiat vecin cosmic al nostru a rămas un mister atât de lung timp? Și ce au descoperit sondele chinezești Chang'e când au fotografiat în sfârșit ceea ce nimeni nu văzuse anterior? Pentru a înțelege această enigmă, trebuie să facem un pas înapoi și să privim sistemul solar printr-o perspectivă pe care rare ori o luăm în considerare. Luna face o rotație completă în jurul Pământului la fiecare 27 de zile, 7 ore și 43 de minute. Dar iată ce este cu adevărat uimitor. Luna face o rotație completă în jurul propriei axe exact în același timp. 27 de zile, 7 ore și 43 de minute. Această sincronizare perfectă nu este o coincidență cosmică. Este rezultatul a miliarde de ani de dans gravitațional dintre Pământ și satelitul său natural. Fenomenul se numește rotație sincronă sau blocaj de maree. Când Luna s-a format în urmă cu aproximativ 4 miliarde 500 de milioane de ani, cel mai probabil prin coliziunea dintre Pământul timpuriu și un protoplanet de dimensiunea planetei Marte, ea se rotea mult mai rapid. Probabil își completa rotația în doar 6 ore. Dar gravitația Pământului nu este uniformă. Ea acționează mai puternic asupra părții Lunii care este mai aproape de noi. Această diferență în atracția gravitațională creează ceea ce fizicienii numesc quote 2. De-a lungul timpului, vorbim despre sute de milioane de ani, aceste forțe au acționat ca o frână cosmică, încetinind treptat rotația Lunii până când a ajuns în această stare de echilibru perfect. Acum, imaginați-vă ceva incredibil. Aceeași forță care menține o față a Lunii permanent îndreptată spre Pământ, funcționează și în sens invers. Luna încetinește și rotația Pământului. În urmă cu 4 miliarde de ani, o zi pe Pământ dura doar 6 ore. Peste miliarde de ani în viitor, dacă Soarele nu ne-ar înghiți mai întâi, Pământul ar putea ajunge să-și prezinte și el aceeași față permanent către Lună. Este o dans cosmic de sincronizare care se desfășoară pe scări de timp care depășesc înțelegerea noastră intuitivă. Dar să revenim la paradoxul nostru inițial. De ce numim partea nevăzută quote 3? Termenul apare pentru prima dată în limbajul popular în anii 60, odată cu misiunile spațiale, dar semnificația sa originală nu avea nicio legătură cu lumina sau absența ei. În acest context însemna, exact cum vorbim despre a Evului Mediu, nu pentru că era literalmente lipsită de lumină, ci pentru că cunoștințele noastre despre acea perioadă sunt limitate. Totuși, metafora s-a transformat treptat într-o înțelegere greșită literală în mintea publicului. În realitate, ambele fețe ale lunii primesc exact aceeași cantitate de lumină solară pe parcursul unei luni lunare. Când vedem luna plină de pe Pământ, fața vizibilă este complet iluminată, iar cealaltă parte este în noapte. Dar 2 săptămâni mai târziu, când observăm luna nouă și aproape nu o putem vedea pentru că partea iluminată este întoarsă în direcția opusă, cealaltă față primește toată lumina soarelui.
Este un ciclu perfect de zi și noapte care durează 29 de zile și jumătate pentru ambele părți. Deci, dacă ambele părți primesc lumină, de ce există atâta fascinație în jurul celei nevăzute? Răspunsul rezidă într-un alt paradox. Ceea ce nu putem vedea devine automat mai interesant decât ceea ce putem. În toată istoria civilizației umane, până în 9 octombrie 1959, niciun om nu văzuse cealaltă față a lunii. în acea zi, sonda sovietică Luna 3 a zburat în spatele lunii și a transmis primele fotografii ale suprafeței nevăzute. Imaginile erau de calitate scăzută, dar suficient de clare pentru a dezvălui ceva uimitor. Cele două fețe ale lunii nu arată deloc la fel. Cercetătorul Sergei Korolev, care conducea programul spațial sovietic, a fost primul care a văzut imaginile transmise. Echipa sa de la Institutul de Cercetare Aerospațială din Moscova a rămas șocată. Pe fața vizibilă a lunii, astronomii identificaseră de mult timp mari câmpi întunecate pe care le numiseră, deși știau că nu conțin apă. Aceste Maria, cum sunt denumite în latina științifică, acoperă aproximativ 31% din suprafața vizibilă. Dar pe cealaltă față, aproape deloc. Doar 2% din suprafața nevăzută este acoperită de aceste câmpii bazaltice întunecate. În schimb, Partea nevăzută este acoperită cu cratere peste cratere. este ca și cum ai compara un peisaj lunar relativ neted cu o suprafață bombardată intens. Unul dintre cele mai mari bazine de impact din întregul sistem solar se află exact acolo. Bazinul Pământului de Sud Aitken, o cicatrice uriașă cu un diametru de 2500 de kilometri și o adâncime de 18 kilometri. Pentru comparație, Marele Canion din Arizona este adânc de doar 1 kilometru și 700 de metri. Dacă acest bazinat s-ar fi format pe fața vizibilă, ar fi fost imposibil de ratat, chiar și cu telescoape primitive. De ce există această diferență dramatică? Întrebarea a obsedat seleniologii, oamenii de știință care studiază Luna, de peste 6 decenii. Teoria principală are legătură cu crusta lunară. Partea nevăzută are o crustă mai groasă, cu aproximativ 15 până la 20 de kilometri față de partea vizibilă. Când Luna era tânără și activă geologic, magma fierbinte din interior a putut sparge crusta mai subțire de pe fața vizibilă și s-a revărsat pe suprafață, umplând bazinele mari de impact și creând linie jos, linie jos, quote, linie jos, 10, linie jos, linie jos, pe care le vedem astăzi. Pe partea nevăzută, crusta mai groasă a acționat ca o barieră mai puternică. Chiar și impacturile uriașe nu au reușit să fractureze complet această scoarță groasă, pentru a permite magmei să izbucnească. Dar de ce este crusta mai groasă pe o parte? Aici ajungem la o ipoteză fascinantă, propusă de cercetători de la Universitatea Pennsylvania State în 2013. În primele 10 de milioane de ani după formarea sa, Luna era mult mai aproape de Pământ, poate la doar 30.000 de kilometri, comparativ cu cele 384.400 de kilometri de astăzi. La acea distanță, căldura radiată de Pământul încă topit ar fi menținut o față a Lunii mai caldă decât cealaltă. Partea mai rece, cea întoarsă permanent în direcția opusă față de Pământ, ar fi solidificat mai rapid și ar fi format o crustă mai groasă. Există și o altă teorie intrigantă. În 2017, o echipă de la Universitatea Baylor a propus că Luna ar fi putut avea odată un satelit propriu, O__quote_11_, dacă vreți. Această mini-lună, cu un diametru de aproximativ 1200 de kilometri, ar fi putut orbita Luna primară pentru 10 de milioane de ani înainte de a se prăbuși încet pe partea nevăzută. Coliziunea la viteză mică, mai degrabă o ciocnire decât un impact catastrofal, ar fi putut adăuga material la partea nevăzută, făcând-o mai groasă și mai neregulată. Este o idee care pare extrasă din science fiction,
dar calculele matematice o susțin ca posibilă. Următoarele decenii au adus mai multe misiuni spre lună, dar majoritatea s-au concentrat pe fața vizibilă. Programul Apollo al NASA a aselenizat 6 echipaje pe suprafața lunară între 1969 și 1972, dar toate au ales situri de pe fața vizibilă din motive practice evidente: comunicarea directă cu Pământul. Astronauții Apollo 8, Apollo 10 și celelalte misiuni au orbitat Luna și au fotografiat partea nevăzută din spațiu, oferind hărți mult mai detaliate. Dar niciun om nu a pășit vreodată pe acel teren exotic. Apoi, în ianuarie 2019, ceva extraordinar s-a întâmplat. China și-a lansat misiunea Chang'e 4, numită după zeița lunară din mitologia chineză, și pentru prima dată în istorie, un modul a aselenizat controlat pe partea nevăzută a lunii. Nu doar o sondă care se prăbușește, ci un aterizaj precis, controlat, cu un rover operațional. Locul ales a fost craterul von Karman, din interiorul masivului bazin Pământul de Sud Aitken. Acest lucru nu a fost doar o realizare tehnică impresionantă. A fost o schimbare de paradigmă în explorarea lunară. Provocarea tehnică era imensă. Când te afli pe partea nevăzută a lunii, Pământul este complet ascuns după orizont. Nici o comunicație radio directă, nici un semnal GPS, niciun mod de a primi comenzi sau de a transmite date fără un releu. Soluția chineză a fost ingenioasă. Cu 7 luni înainte de aselenizare, au lansat un satelit de comunicații numit Qiaqiao, care înseamnă podul coțofenelor din folclorul chinezesc. Acest satelit a fost plasat într-un punct special din spațiu, numit punct Lagrange 2, la aproximativ 65.000 de kilometri dincolo de lună. De acolo, poate vedea simultan și Pământul și partea nevăzută a lunii, acționând ca un operator de telefonie cosmică. Imaginile transmise de roverul Yutu-2, iepurele de Jad 2, au fost revelatoare. Suprafața era exact așa cum prezisese modelele. Extrem de craterată, cu roci fragmentate peste tot și un regolit, stratul de praf lunar, care părea diferit la textură față de probele aduse de pe fața vizibilă. Instrumentele de pe rover au analizat compoziția chimică și au găsit ceva neașteptat: materiale din mantaua lunară aduse la suprafață de impactul care a creat bazinul masiv. Este ca și cum cineva ar fi săpat o gaură atât de adâncă în lună, încât poți vedea straturile interne, care în mod normal sunt ascunse la kilometri adâncime. Dar una dintre cele mai intrigante descoperiri nu a venit de la rover, ci de la orbitatori care au cartografiat câmpul magnetic al lunii. Luna nu are un câmp magnetic global activ astăzi. Nucleul ei a încetat să genereze un câmp magnetic în urmă cu peste 3 miliarde de ani. Dar în scoarța lunară sunt îngropate fosile magnetice, roci care și-au păstrat magnetizarea din vremea când Luna era tânără și activa. Pe partea nevăzută, aceste anomalii magnetice sunt nu doar mai numeroase, ci și mai puternice și mai concentrate. Unele zone au câmpuri magnetice locale de 10 ori mai puternice decât oriunde pe fața vizibilă. De ce? O teorie fascinantă propusă de cercetători de la Institutul de Tehnologie din California sugerează că aceste anomalii s-ar fi putut forma din particule de plasma încărcate electric ejectate de impacturile masive de asteroizi. Când un asteroid uriaș lovește suprafața lunară la 10 de kilometri pe secundă, energia este atât de mare încât roca se vaporizează instant și se ionizează, devine un gaz încărcat electric numit plasmă. Această plasmă, interacționând cu orice câmp magnetic care exista la momentul respectiv, ar fi putut crea aceste buzunare locale de magnetism îngropat în rocă. Dar aici devine și mai ciudat. Unele dintre cele mai puternice anomalii magnetice se află exact în partea opusă a lunii față de bazinele mari de impact de pe fața vizibilă. Parcă impactul de pe o parte a creat un fel de efect în oglindă pe cealaltă parte. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au propus în 2021 un mecanism posibil.
Când un asteroid uriaș lovește suprafața, undele de șoc se propagă prin întreg corpul lunii. Când aceste unde converg în punctul opus, antipodul impactului, energia concentrată ar putea fi suficientă pentru a crea erupții vulcanice locale sau pentru a deforma câmpul magnetic într-un mod care lasă aceste semnături. Este ca și cum luna ar fi un clopot cosmic care, când este lovit pe o parte, răspunde pe cealaltă. Chang'e 5 și 6 au continuat explorarea, fiecare aducând date noi despre partea nevăzută. În 2020, Chang'e 5 a colectat probe de pe fața vizibilă și le-a returnat pe Pământ. Prima probă lunară nouă în 44 de ani. Acum China planifică Chang'e 6 pentru a face același lucru pe partea nevăzută. Să aselenizeze, să colecteze roci și să le aducă înapoi pentru o analiză detaliată în laboratoare terestre. Dacă va reuși, va fi prima probă fizică adusă vreodată de pe partea ascunsă. De ce este atât de important? Pentru că rocile nu mint. Putem analiza vârsta lor exact prin datarea radioactivă. Putem măsura izotopii care ne spun despre condițiile în care s-au format. Putem căuta urme de apă îngropată în structura cristalină. Fiecare piatră este o capsulă de timp care conține informații despre primele zile ale sistemului solar, despre impacturile care au modelat planetele tinere, despre procesele geologice care au sculptat suprafețele lor. Și mai există un motiv strategic pentru această fascinație cu partea nevăzută. Pentru astronomii care visează să construiască observatoare pe lună, partea nevăzută este locația perfectă pentru radiotelescoapele. Gândiți-vă la asta. Pe Pământ, radiotelescoapele sunt permanent bombardate de interferențe. Semnale de telefonie mobilă, stații radio, Wi-Fi, radare, sateliți. Este ca și cum ai încerca să auzi o șoaptă într-un concert rock. Dar pe partea nevăzută a lunii, întreaga masă a lunii, 3 miliarde 700 de miliarde de tone de rocă și metal, acționează ca un scut perfect împotriva zgomotului radio de pe Pământ. Este cel mai liniștit loc din întregul sistem solar interior. Un radiotelescop acolo ar putea capta semnale cosmice slabe, care sunt complet ascunse de zgomot pe Pământ. Ar putea detecta unde radio de la primele stele care s-au aprins în univers cu peste 13 miliarde de ani în urmă. Ar putea căuta semnături ale energiei întunecate sau ale materiei întunecate. Și da, ar putea asculta eventuale semnale de la civilizații extraterestre fără să fie distras de zumzetul propriu al omenirii. NASA și Academia Chineză de Științe studiază deja concepte pentru astfel de observatoare lunare. Dar construirea pe partea nevăzută aduce provocări unice. Fiecare șurub, fiecare placă solară, fiecare instrument ar trebui să fie transportat pe cei 384.400 de kilometri de la Pământ. Fără posibilitatea de comunicare directă, orice misiune ar necesita sateliți de releu permanent în orbită. Și spre deosebire de fața vizibilă, unde zona de aterizare poate fi ales pentru a avea perioade lungi de lumină solară pentru panouri fotovoltaice, anumite cratere de pe partea nevăzută, în special cele aproape de polii lunari, sunt în întuneric permanent, cu temperaturi de minus 230 de grade Celsius. Totuși, aceste cratere în umbră permanentă ascund o comoară potențială, gheață de apă. Fără atmosferă care să redistribuie căldura și fără lumină solară directă vreodată, apa adusă de comete și asteroizi acum miliarde de ani ar fi putut rămâne îngropată acolo, înghețată solid. Pentru viitorii exploratori umani, gheața lunară ar fi mai valoroasă decât aurul. Ar putea fi transformată în apă potabilă, ar putea fi descompusă prin electroliză în hidrogen și oxigen, oxigen pentru respirat și ambele gaze pentru combustibil de rachetă. O bază lunară care își poate produce propriul combustibil devine brusc viabilă economic. Cujutage et elaborit, cus geolog hoiap keescaht kivi. Mõlemad on kuld. Mõlemad on umbes 3 miljardit aastat vanad, kuid nende lood on täiesti erinevad. Esimene,
Prunica Shalbasalt nähtavalt poolelt, Maria Imbriumi mereõndsusest on sile, tihe, ühtlase tekstuuriga. Teine, hele anortosiit tagaküljelt, South Pole Aitkeni basseini servalt on täis pragu. Sisaldab erinevaid mineraale ja on ligi 15% kergemini. Need kaks kivi jutustavad lugu kahe täiesti erineva geoloogilise ajaloo kohta. Ning see, mida need kivid meile räägivad, muudab meie arusaamist mitte ainult Kuust, vaid kogu päikesesüsteemi varasest ajaloost. Chang'e 4 rover Yutu-2 ei toonud kivimeid maale tagasi. Kuid see, mida ta mõõtis koha peal, oli niisama väärtuslik. Roveri spektromeeter, seade, mis analüüsib valguse peegeldumist erinevatest materjalidest, tuvastas midagi, mida keegi varem ei olnud näinud värskelt. Oliviini ja madala kaltsiumi sisaldusega pürokseeni, mis pärinevad otse kuumantlist. Need pole lihtsalt pinnasel lebavad kivid. Need on fragmendid sügavustest, mida tavaliselt katab kilomeetrite paksune koorik. Ainult South Pole Aitkeni basseini tekitanud hiiglasliku kokkupõrke vägi suutis neid materjale pinnale tuua. Mõelge sellele järgmiselt. Kui tahaksite uurida maa sisemust, peaksite kas puurima või ootama vulkaani, mis seda materjali teie juurde toob. Kuid Kuul pole aktiivseid vulkaane juba üle 3 miljardi aasta. Selle asemel on hiigelslikud impaktid toiminud kui kosmiline kaevandusmasin, paljastades Kuu sisemuse struktuuri viisil, nagu ei saaks muul moel. South Pole Aitken, see 8 kilomeetri sügavune ja 2500 kilomeetri läbimõõduga armas kraater, on nagu geoloogiline akna Kuu sisemusse. Kuid huvitav on mitte ainult see, mis seal on, vaid ka see, mida seal ei ole. Nähtaval poolel katavad tumedad basaldiväljad, need mered, 31% pinnast. Tagaküljel vaid 2%. See ei ole väike erinevus. See on dramaatiline asümmeetria, mis vajab seletust. Pekingi Geoloogia Instituudi teadlased võrdlesid proovide koostist Chang'e 5 nähtavalt poolelt ja Chang'e 4 andmeid tagaküljelt. Tulemus oli üllatav. Basaldiväljade vanus on mõlemal küljel ligikaudu sama, 3–4 miljardit aastat. See ei ole ajastuse küsimus. See on füüsika küsimus. Praegune juhtiv teooria keskendub Kuu koorikule. Mõõtmised gravimeetrilistest satelliitidest, mis mõõdavad väga pisikesi gravitatsioonivälja variatsioone, näitavad, et tagaküljel on koore paksus keskmiselt 15–20 kilomeetrit suurem kui nähtaval poolel. See võib tunduda väike, kuid selle mõju on tohutu. Kui noor Kuu oli endiselt geoloogiliselt aktiivne, vulkaaniline magma püüdis tungida pinnale. Õhemal koorikal oli see lihtsam. Suured impaktid lõid basseine, pragunesid sügavale ja magma valgus nendesse õõnsustesse, luues tumedad basaldiväljad. Paksem koor tagaküljel töötas nagu tugev kilp. Isegi kõige võimsamad impaktid ei suutnud korraklikult läbimurd luua, et magma jõuaks pinnale. Aga miks on koor üldse erineva paksusega? Siin muutub lugu veelgi põnevamaks. California Tehnoloogia Instituudi teadlaste poolt 2013 aastal pakutud hüpotees toob sisse Maa rolli. Esimeste 10 miljonite aastate jooksul pärast moodustumist oli Kuu palju lähemal Maale. Võib-olla vaid 30 000 kilomeetrit, võrreldes praeguse 384 400 kilomeetriga. Sellisel kaugusel kiirgaks endiselt sulanud Maa tohutu soojust. Üks külg Kuust, see, mis oli suunatud Maa poole, sai seda soojust pidevalt. Teine külg, igavesti ära pööratud, oli palju külmem. Nüüd kujutage ette kivimite kristalliseerumist. Külm pool tahkus kiiremini. Kiirem tahkumine tähendab paksemat koort.
Soojem pool jäi pikemalt poolvedelaks, võimaldades kergematel materjalidel tõusta pinnale ja raskematel vajuda alla. Tulemus: õhem koor ühel küljel, paksem teisel. See on elegantne seletusmehhanism, mis ühendab maa soojuse, kuu läheduse ja geoloogilise diferentseerumise üheks tervikuks. Kuid mõned teadlased pakuvad veel veidramat seletust. Taylori ülikooli meeskond esitas 2017 aastal teooria, et Kuul võis kunagi olla oma satelliit, Kuu. See umbes 1200 kilomeetrit läbimõõduni väike keha oleks orbiteerinud Kuu ümber 10 miljoneid aastaid. Lõpuks, kui Kuu aeglaselt suurendas oma orbiiti Maast eemale, oleksid gravitatsioonilised jõud muutunud ebastabiilseks. Minikuu oleks aeglaselt liikunud põrkekursile. Mitte kiire katastroofiline kokkupõrge, vaid aeglane, väikese kiirusega plaksatus. See oleks lisanud materjali tagaküljele, muutes selle paksemaks ja reljeefsemaks. Kas see on võimalik? Arvutuslikud simulatsioonid näitavad jah. Varases päikesesüsteemis, kui orbiidid alles stabiliseerusid, võisid sellised ajutised satelliidid olla üsna tavalised. Mõned neist kokku põrkasid katastrofiililiselt. Teised, nagu hüpoteetiline Kuu minikuu, võisid sulada peamise kehaga pehmel viisil. Otseseid tõendeid on raske leida 3,5 miljardi aasta pärast. Kuid geoloogiline asümmeetria võib olla fossiilne jälg sellest vanast kosmilisest tantsust. Aga rääkigem magnetismi saladusest, sest see on üks kummaramaid avastusi. Kuu ei ole täna globaalset magnetvälja. Selle tuum lakkas magnetvälja genereerimast üle 3 miljardi aasta tagasi. Kuid Kuu pinna kivimid sisaldavad magnetilisi fossiilid. Piirkonnad, kus kivid on säilitanud magnetiseerituse ajast, mil Kuu oli noor ja aktiivne. Orbitaalsed magnetomeetrid, mis kaardistasid Kuu magnetvälja 10 meetri täpsusega, avastasid midagi ootamatut. Tagaküljel on need magnetilised anomaalid mitte ainult sagedamad, vaid ka tugevamad. Mõned piirkonnad näitavad kohalikke magnetvälju, mis on 10 korda võimsamad kui kõik, mida leiame nähtaval poolel. Üks teooria ütleb, et suured impaktid võivad need anomaaliad luua. Kui hiigelslik asteroid tabab Kuu pinda 10 kilomeetrite sekundis kiirusega, vabaneb energia nii tohutu, et kivim lihtsalt auruseb ja ioniseerub. Muutub elektriliselt laetud gaasiks, mida nimetatakse plasmaks. See plasma, interakteerudes Kuu toonase magnetväljaga, võis luua neid kohalikke magnetilisi taskuid, mis on nüüd kivimisse külmutatud. Kuid veelgi veidram on see, et mõned tugevamad anomaalid asuvad täpselt vastasküljel suurte nähtavate impaktibasseinide suhtes. Oletame, et suur impakt lõi Mare Imbriumi nähtaval küljel. Seismilained lävivad läbi kogu Kuu. Kui need lained kogunevad vastaspunktis, impakti antipoodis, võib energiakontsentratsioon olla piisav, et tekitada kohalikud vulkaanilised pursked või magnetvälja deformatsioone. See on nagu Kuu oleks kosmiline kell, mis vastab ühel küljel löögile, teise külje reaktsiooniga. Jyväskylä ülikooli geofüüsikud simuleerisid seda 25 000 protsessoriga superarvutil 2021. aastal. Nad modelleerisid, kuidas seismilained levivad läbi heterogeense struktuuri. Killustatud koorik, tihe mantlil, võimalik väikemetalliline tuum. Tulemused näitasid, et energiakonvergents antipoodis võib tõesti olla piisav, et põhjustada lokaliseeritud sulumist või magnetvälja moonutusi. Need vastaspunktid pole juhusliku, vaid füüsikaline tagajärg hiigelslike impaktide energeetikast. Chang'e 5, mis maandus 2020 detsembris, tõi Maale tagasi proovid nähtavalt poolelt. Esimesed värsked Kuu kivimid 44 aastat pärast Apollo 17. Need proovid sisaldasid basalti, mis oli üllatavalt noor, vaid 2 miljardit aastat vana. See tähendab, et Kuu vulkaaniline aktiivsus jätkus palju kauem, kui keegi arvas.
praegu planeerib Hiina Chang'e 6, et teha sama tagaküljel. Maanduda, koguda kive ja tuua need maale. Kui see õnnestub, saame esimest korda füüsiliselt analüüsida materjali, mida keegi pole kunagi puudutanud. Miks on see nii oluline? Sest kivimid ei valeta. Radiomeetriline dateerimine. Meetod, mis mõõdab radioaktiivsete isotoopide lagunemist, annab meile täpse vanuse. Isotoobi koosseis räägib meile tingimustest, milles kivim moodustus. Kristallide struktuuri uurimine elektronmikroskoobiga paljastab termilise ajaloo. Iga üksik kivim on ajakapsel, mis kannab informatsiooni päikesesüsteemi esimeste päevade kohta, impaktide kohta, mis kujundasid noori planeete, geoloogiliste protsesside kohta, mis skulpteerisid nende pinnu. Ja seal on veel üks põhjus, miks tagakülje uurimine on kriitiline. See võib vastata küsimusele, kuidas Maa-Kuu süsteem üldse tekkis. Juhtiv teooria, suurimpakti hüpotees, ütleb, et Kuu moodustus kui Marsi-suurune protoplaneet nimega Theia kokkupõrkes noore Maaga umbes 4,5 miljardit aastat tagasi. Kokkupõrke energia oli nii tohutu, et mõlemad kehad sulavad osaliselt või täielikult. Raskemad metallid vajusid uue Maa tuuma moodustama. Kergemad kivimid paiskusid orbiidile ja hakkasid kogunema, moodustades Kuu. Kuid on üksikasjad, mis ei lange kokku. Näiteks peaks Theia ja varase Maa kivimite isotoobi koosseis olema erinev. Need moodustusid ju erinevates päikesesüsteemi piirkondades, erinevatest materjalidest. Kuid kui me mõõdame hapniku isotoope Maa kivimites ja Apollo proovides Kuult, on need praktiliselt identsed. See viitab sellele, et Maa ja Kuu moodustusid samast materjalist või said põhjalikult segatud impakti ajal. Tartu Observatooriumi koostöös California instituudiga tehtud simulatsioonid 2009 aastal näitasid, et kui Theia kokkupõrge toimus väga suure kiirusega ja väga teatud nurga all, võis segamine olla täielik. Impakt vapustas mõlemad keha nii põhjalikult, et nende materjalid segunesid täielikult enne, kui gravitatsioon jälle asjad kokku tõmbas. Kuid selle kinnitamiseks vajame rohkem proove, eriti tavaküljelt, kus koorik on erinev ja võib sisaldada materjali, mis räägib meid erinevat lugu. Nüüd vaatame tulevikku. Chang'e 6 pole ainus missioon, mis plaanib tagakülge külastada. NASA Artemise programm, mis plaanib viia inimesed tagasi Kuule 2026. või 2027. aastal, kaalub tagakülje missioone hilisemate etappidena. Euroopa Kosmoseagentuur uurib kontseptsiooni. Rahvusvahelise teadusbaasi, mis võiks asuda lõunapooluse lähedal, kus mõned kraatrid saavad peaaegu pidevat päikesevalgust nende servadel, samal ajal kui põhjad on igaveses varjus. Need igavesti varjatud kraatrid on eriti põnevad. Ilma atmosfääri, mis jagaks soojust, ja ilma otsese päikesevalguseta jäävad temperatuurid seal alla -22 grammi Celsiuse järgi. Sellistel tingimustel võib komeeti ja asteroidide poolt miljardide aastate jooksul toodud vesi püsida külmutatult. NASA ELCROSS missioon 2009 aastal laskis teadlikult raketi ülemise järgu Cabeus kraatrisse lõunapooluse lähedal. Paiskuva tolmus tuvastati spektroskoopiliselt vett. Mitte palju, aga piisavalt, et kinnitada. Kuul on jääd. Kui tagaküljel leidub sarnaseid külmutatud hoiukohti, võiks see muuta kogu Kuu uurimise majandust. Kujutage ette. Põleviku tootmine Kuul. Vesi, millest eraldatakse elektrolüüsiga vesinik ja hapnik. Hapnik hingamiseks. Mõlemad gaasid raketikütuseks. Raketti, mis startib Kuult, kus gravitatsioon on vaid 6-kordne Maa gravitatsioonist, vajab palju vähem kütust kui raketti, mis stardib Maa pinnalt. Kui suudame toota kütust Kuul, muutub kosmos järsk odavamaks. Aga veel. Tagakülje astronoomiline väärtus. Kujutage ette radiotelekskoopi,
mis on ehitatud von Karmani kraatrisse tagaküljel. Kogu Kuu mass, 3,700,000,000,000 tonni kivimeid ja metalli, seisab sinu ja Maa vahel. Iga telefonisignaal, iga wifi laine, iga radar, iga satelliit, iga raadiopurse Maalt on täielikult blokeeritud. See on kõige vaiksem koht terves sisemises päikesesüsteemis raadiolainete mõttes. Selline teleskoop võiks tuvastada nõrku kosmilisi signaale, mis on Maal täielikult varjatud müra taustal. Näiteks raadiolained esimestest tähtedest, mis süttisid üle 13 miljardi aasta tagasi, kui universum oli endiselt noor ja arenes. Need tähed tekitasid raadiosignaale teatud lainepikkustel, mis on praeguseks kosmilise paisumise tõttu nihkunud pikemateks lainepikkusteks. Maa atmosfäär ja ionosfäär blokeerib need pikad raadiolained. Aga tagaküljel pole atmosfääri, pole ionosfääri, pole Maa müra. Ainult kosmiline vaikus ja signaalid, mis on reising miljardeid aastaid. NASA Johnson kosmosekeskuse uurijad koos Texase ülikooliga avaldasid 2021 aastal uuringu kontseptsioonist FarSide. FarSide Array for Radio Science Investigations of the Dark Ages and Exoplanets. See oleks ligi 32 000 antenni, mis jaotatakse 100 kilomeetrit läbimõõduni alale tagaküljel. Iga antenn oleks lihtne juhtmespiraal maha pandud. Kogu konstruktsioon püstitataks robotite ja autonoomsete süsteemide abil. Kuid sellise teleskoopiga võiks kuulata universumi noorust, otsida eksoplaneetide magnetosfääride raadiosignaale, isegi püüda SETI-signaale ilma Maa tsivilisatsiooni häiringuteta. Prantsusmaa põhineutriaani uuringute keskusega tehtud koostöös kaalutakse ka neutriinidetektorite paigaldamist Kuu sügavaisse kraatritesse. Neutriinod on eksootilised osakesed, mis läbivad peaaegu kõike. Miljonid neutriinod läbivad su keha igal sekundil päikesest tulles. Aga mõned kosmilised protsessid tekitavad väga kõrge energiaga neutriinoid, mis võivad interageeruda ainega. Paks kuukoorik toimiks kilbina kosmiliste kiirde vastu, samal ajal kui neutriinod läheksid läbi. Detektorid sügaval all võiksid tuvastada neid haruldasi interaktsioone ilma taustamorata. Muidugi toob igasugune ehitamine tagaküljele tohutu tehnilisi väljakutseid. Iga kruvi, iga päikesepaneel, iga instrument peab olema transperteeritud 384 400 kilomeetrit Maalt. Ilma otsese sideta Maaga vajab iga missioon satelliite relee-orbiidil. Hiina Keqiao satelliit töötas Chang'e 4 jaoks, edastades andmeid ja käske, kuid see oli üks satelliit ühele missioonile. Pidev kohalolu vajaks püsivat infrastruktuuri. Võrku releed satelliitidest Lagrange'i punktides või Kuu orbiidil. Ja siis on energiaküsimus. Päikesepaneelid töötavad hästi piirkonnis, kus on regulaarne päikesevalgus. Kuid kuupäev kestab 29,5 maapäeva. See tähendab 29,5 maapäeva pidevat päikesevalgust, millele järgneb 29,5 maapäeva pidevat ööd. Temperatuurid võivad varieeruda +120 Celsiuse järgi päeval kuni -23 grammi öösel. Instrumendid peavad selle välja kammatama. Akud peavad säilitama laengut nädalate kaupa. Teised võimalused on radioisotoopi termoelektrilised generaatorid, RTGT, nagu need, mida kasutati Apollo missioonidel. Need kasutavad radioaktiivse materjali, tavaliselt plutooniumi, lagunemissoojust elektri tootmiseks. Need töötavad päeval ja öösel, külmas ja kuumas. Kuid plutoonium-23, mida tavaliselt kasutatakse, on väga kallis ja tema tootmine on piiratud. Kogu maailma toodang on vaid mõni kilogramm aastas. Suure baasi jaoks vajaksime uusi lahendusi. Võib-olla väikesed tuumareaktorid, nagu NASA plaanib Kilopower projektiga.
Kuid tehnilised väljakutsed pole ainus mure. On ka õiguslik küsimus. Kellele tagaküljel kuulub? Kosmoseleping 196 7. aastal, mille on alla kirjutanud üle 100 riigi, ütleb, et ükski riik ei või omastada taevakehi. Kuu on alakriips quote, alakriips 23, alakriips. Kuid praktikas, kui Hiina missioon ehitab baasi Von Karmani kraatrisse või kui USA ehitab observatooriumi Shackletoni kraatrisse lõunapoolusel, muutub olukord keerulisemaks. Kes kontrollib juurdepääsu? Kes jagab andmeid? Kes vastutab, kui midagi läheb valesti ja tekitab prügi või reostuse? Artemise kokkulepped, mille alla kirjutasid NASA ja partnerid 2020, püüavad seda reguleerida, aga mitte kõik riigid on liitunud. Hiina ja Venemaa pole alla kirjutanud ja ehitavad oma rahvusvahelise kuubaasi koostööd. See võib viia olukorra, kus erinevad alakriips quote, alakriips 24, alakriips on tagaküljel, USA, kriips Euroopa, kriips Jaapani piirkond ühes kohas, Hiina-Vene piirkond teises. See pole tingimata halb. Konkurents kiirendas kosmoselennukeid 60-ndatel ja võib jälle tõukorjuda innovatsiooni. Kuid see toob ka riski dubleerimisse, ebaefektiivsusesse ja võimalikesse konfliktidesse. Mõelge, kui imelik see on. Me peame pidama läbirääkimisi territoriaalsetest nõududest kohast, kus ükski inimene pole kunagi astunud, mis asub 384 400 kilomeetrit ära, kuhu jõudmine võtab 3 päeva ja mis on ainult 6 korda väiksema gravitatsiooniga kui meie koduplaneedi. See räägib millestki, sügavast meie liigis. Soovist uurida, tunnistada, omastada. Isegi kui see ala on nii võõrast ja vaenulik, et ilma tehnoloogiata sureks inimene seal sekundite või minutitega. Aga tagasi teaduse juurde. Üks kõige põnevamatest väljavaadetest on Kuu seismilise võrgu rajamine tagaküljele. Apollo missioonid paigaldasid seismomeetrid 15 punkti nähtaval poolel. Need instrumendid registreerisid 15 Kuu sisemisi liikumisi üle 8 aasta. Andmed näitasid, et Kuul on sügaval all väike sulatud tuum, umbes 320–400 kilomeetrit läbimõõduni. Aga meie teadmised on piiratud, sest kõik seismomeetrid olid ühel poolel. See on nagu kuulda sümfooniat ainult ühe kõrvaga. Saad idee, aga detailid puuduvad. Seismomeetrid tagaküljel annaksid tervikliku pildi. Me saaksime alakriips quote, alakriips 26, alakriips laineid, mis läbivad Kuu tuuma, mantlit ja koort kõigis suundades. See annaks meile Kuu sisemuse täpse 3D mudeli. Me saaksime mõõta, kas tuum on osalik või täielikult sulatud. Me saaksime tuvastada, kas on tektoonilist aktiivsust. Kuigi Kuu pole tektooniliselt aktiivne nagu Maa, on tõendeid, et ta tõmbub aeglaselt kokku, jahtudes ja tekitades pragusid, mida nimetatakse quote 27. Ja siis on küsimus impaktidest. Kuu saab endiselt löödud meteoriitidega. Harvem kui varases päikesesüsteemis, aga siiski. Seismomeetrid võiksid tuvastada igat väikest plahvatust, kui meteor tabab pinda. Võrreldes impakti suurust ja seismiseidet õpiksime rohkem Kuu struktuuri kohta. Iga impakt on nagu väike eksperiment, mida universum teostab meie jaoks. Samuti on sellised seismilised võrgud vajalikud, kui me kunagi ehitame inimbaase Kuul. Peame teadma, kui stabiilne on pinnas. Kas on piirkonnad, mis on altimad, alakriips quote, alakriips 28, alakriips. Kuidas levib vibratsioonid läbi regoliidi? See on oluline konstruktsiooniks. Iga suur struktuur, elumodul, teaduslabor, võitleine paranduskoda, vajab stabiilset alust. Ja kui me kunagi kaevandame Kuud ressursside jaoks, näiteks heelium-3,
mis võib olla kasulik termotuurenergia jaoks, peame teadma, kuidas aluspind reageerib kaevandamisele. Kuid kõik see, kõik teadus, kõik tulevikuplaanid, kõik tehnoloogiad põhinevad ühel lihtsal faktil. Tagaküljel on midagi fundamentaalselt erinevat nähtavast poolest. Ja see erinevus pole juhuslik. See on osa kuu DNA-st, lugu, mis on kirjutatud kivimisse ja kraatritesse miljardi aastate jooksul. Kui me räägime tagaküljest, ei räägi me ainult geograafiast. Me räägime ajaloost, protsessidest, jõududest, mis kujundasid mitte ainult kuu, vaid kogu meie kosmilise naabruse. Ja see viib meid tagasi algse paradoksini. See, mida me ei näe, muutub kõige fascineerivamaks. Kuu tagaküljel on saladused, mis võivad vastata küsimustele, mida me pole veel osanud küsida. Igas kraatris, igas magnetilises anomaalias, igas kivimite kihis on informatsioon, mis võib rekonstrueerida varaemaks päikesesüsteemi ajaloo, selgitada, kuidas planeedid moodustuvad ja arenevad, isegi anda vihjeid, mis tingimused on vajalikud elu tekkeks. Kui vaatate tänasel ööl taevasse ja näete kuud, vaatate te objekti, mis ei ole täiesti see, mida arvate end vaatavat. Jah, see on meie planeedikaaslane, 384 400 kilomeetrit eemal. Jah, ta peegeldab päikese valgust, kuid see, mida te tegelikult vaatate, on midagi fundamentaalsemat. Te vaatate ajamasinat. Iga kraater, iga kivim, iga tolmuteras kuu pinnal on osa kroonikast, mis ulatub tagasi 4,6 miljardi aasta taha. Aega, mil meie päikesesüsteem oli alles mürgiste gaaside ja tolmu keerlev ketas ümber vastsündinu tähe. Kuu pole lihtsalt satelliit. Ta on arhiiv, fossiilne raamat. Ja kõige parem osa sellest raamatust on kirjutatud just sellele küljele, mida keegi meist ei näe. Mõelge sellele näiteks nii. Maal on meil tektooniline aktiivsus. Mandrilaamad, mis liiguvad, kokku põrkavad, sukelduvad üksteise alla. Meil on erosioon, tuul, vesi, jää, mis kustutavad pidevalt vanu jälgi. Meil on atmosfäär, mis põletab enamikku meteoriitidest enne, kui need pinnani jõuavad. Tulemus? Maa pinnal on vähe kraatraid, mis on vanemad kui 2 miljardit aastat. Kõik vanem on kustuatud, ümber kirjutatud, sulatatud tagasi mantlisse või kulutatud atmosfääri ja ookeanide poolt. Maa on nagu tahvel, mida pidevalt puhastatakse ja uuesti kirjutatakse. Aga kuu? Kuu on tahvel, kuhu on kirjutatud 4,6 miljardit aastat tagasi ja mida ei ole kunagi kustutatud. Pole tektoonikat, mis segaks kihtid. Pole tuult ega vett, mis uhtuksid struktuure ära. Pole atmosfääri, mis kaitseks impaktide eest. Iga asteroid, iga komeet, iga kosmilise tolmu tükike, mis on kunagi tabanud kuu pinda, on jätnud jälje. Ja need jäljed on säilinud. South Pole Aitkeni basiini, see 20 kilomeetri sügavune ja 2500 kilomeetri läbimõõduga aum tagaküljel, on umbes 4 miljardit aastat vana. Selleks ajaks, kui see kraater moodustus, oli Maal alles, alustamas oma esimesi ookeane. Ei olnud kontinentaale. Ei olnud elu. Ja see kraater on endiselt seal, peaaegu muutumatult, talletades informatsiooni tingimustest, mis valitsesid varases päikesesüsteemis. Nüüd suurendame veelgi perspektiivi. Mitte ainult kuu ajalugu, vaid terve päikesesüsteemi ajalugu on salvestatud seal. Tähed, mis moodustusid galaktikas tolle aja jooksul, on ammu kustunud.
Planeedid, mis eksisteerisid toona teistes süsteemides, on kas neelatud oma tähtede poolt või paisatud välja galaktilistesse tühjustesse. Aga Kuu, see väike külm surnukivi, on säilitanud kroonika 4,6 miljardist aastast muutumatuna. Ja tagakülg, kaitstud maa suuna poolt tuleva kosmilise tolmu ja mikrometeoriitide eest, on isegi puhtam arhiiv kui nähtav pool. Vancouveri ülikooli planeetoloogid simuleerisid 2023 aastal, milline oleks Kuu pind, kui teda poleks kunagi tabanud suuremad impaktid. Mitte ükski kraater, mitte ühtegi basaldivälja, ainult originaalne protoplanetaarne materjal, mis akumuleerus orbitaalsest kettast 4,6 miljardit aastat tagasi. Siis nad lisasid simulatsioonile kõik teadaolevad impaktid kronoloogilises järjekorras. Tulemus oli muljetavaldav. Iga suure impakti lisamine muutis dramaatiliselt Kuu pinna geograafiat. Mare Imbriumi moodustumine 3,8 miljardit aastat tagasi kattis terve piirkonna basaldilava järsu üle. 13 kilomeetri paksune kiht sulatud kivi. Tycho kraatri moodustumine üksnes 108 miljonit aastat tagasi, geoloogiliselt nagu eile, paiskas välja erkvalged kiirgpaeltid, mis ulatuvad üle 1200 kilomeetri. Aga tagaküljel polnud selliseid dramaatilisi basaldipurse. Seal püsis vanem, primordiaalne koostis. Ja seetõttu, kui me uurime tagakülge, vaatame me sügavamale aega. Me vaatame Kuu noorust, mitte tema keskikka. Iga kraater tagaküljel, eriti need, mis on säilinud South Pole Aitkeni basseini seintel, võib olla vanusega üle 4 miljardi aasta. Need kraatrid on vanemad kui enamik kivimeid maal. Need on vanemad kui maakondade kivimid, mis sisaldavad esimesi fossiilseid baktereid. Need on peaaegu sama vanad kui päikesesüsteem ise. Ja siin tuleb esile veel üks paradoks. Mida vanem on kraater, seda rohkem on ta aja jooksul muutunud mikrometeoriitide bombardeeringu tõttu. Iga sekund sajab Kuu pinnale tuhandeid mikroskoopilisi tolmutükke. Need ei loo suuri kraatreid, kuid nad kulutavad aeglaselt servad, teritavad reljeefe, segavad ülemist kihti. Protsess, mida nimetatakse kvoote 29 või kvoote 30. Kuu pind ei ole staatiline. Ta on aeglases, aga pidevases muutumises, molekul molekuli kaupa. Cambridge'i ülikooli materjaliteadlased analüüsisid Apollo 16 poolt toodud proove 2010 aastal. Need kivimid olid kogutud Descartes kõrgmaa piirkonnast. Üks vanimaid pindasid nähtaval poolel. Mikroskoobi all paljastusid kristallid, mis sisaldasid kahjustusi kosmiliste kiirte poolt. Iga kahjustus on jälg üksikust aatomist, mis tabas kristalli struktuuri lähedase valguse kiirusega. Lugedes neid kahjustusi, suutsid teadlased kalkuleerida, kui kaua kivim oli eksponeeritud kosmilisele kiirgusele. Vastus? 3,5 miljardit aastat. 3,5 miljardit aastat. See tähendab, et need kristallid on olnud seal, lahtisena kosmosele, alates ajast, mil päikesesüsteem oli alles noor. Tagaküljel, kus pole olnud suuri basaldipurseid, mis oleksid vana pinna alla matnud, võivad olla veel vanemad kivimid. Materjalid, mis moodustusid orbitaalses kettad ümber noor päikese, akumuleerusid protoplaneetideks, sulasid hiigelikes kokkupõrgetes ja kristalliseerusid uuesti. Need on kirjutanud raamatud, mida keegi pole veel lugenud. Aga vaatame ka teisest perspektiivist. Mitte ainult minevikku, vaid ka Kuu rolli maa arendumises on üks teooria. Mitte täielikult aktsepteeritud, aga intrigeeriv, et Kuu võis olla kriitiline tegur maaelu tekkeks. Kuidas? Läbi loodete. Kuu gravitatsioon tõmbab maa ookeane, luues tõuse ja mõõnad.
Need loodete erinevused võisid luua rannaäärsed basseine, kus esimesed molekulid seksusid ja reageersid pidevalt muutuvates tingimustes. Päev loodega soolane vesi, siis loodega riknev bassein, siis uuesti vesi. See tsükkel võis olla see, mis vedas esimeste enesereprodutseeruvate molekulide moodustumiseni. Aga mitte ainult loodeid. Kuu stabiliseerib ka maa pöörlemistelge. Ilma kuuta kaldub maa telg palju rohkem. Marss, kellel pole suurt kuud, kaldub oma telg kaoslikult, vaheldumisi 50 kraadi ühes suunas ja 50 kraadi teises suunas üle miljonite aastate. Sellised kõikumised tähendaksid, et maa klimaat oleks äärmuslikult ebastabiilne. Poolused muutuksid ekvaatoriks ja tagasi. Ookeanid külmuksid, siis auruks. Elu, mis vajab stabiilsust pikaajalise evolutsiooni jaoks, ei pruukinud kunagi areneda. McGilli ülikooli astrobioloogid simuleerisid 2018 aastal, milline oleks maa ilma kuuta. Tulemused olid rabavad. Ilma kuu stabiliseeriva mõjuta oleks maa telg keeranud kaoslikult juba esimese miljardi aasta jooksul. Temperatuurid poolustel varieerunud 30–50 kraadi iga miljoni aasta kohta. Merehoovused oleksid olnud ettearvamatud. Päevade pikkus oleks muutunud drastiliselt. Võib-olla 8 tunnist 24 tunnini ja tagasi. Stabiilse kliima puudumine oleks tähendanud, et elu, kui see oleks üldse tekkinud, oleks pidanud pidevalt kohanema radikaalsetele muutustele. Ei oleks piisavalt aega komplekssete organismide evolutsiooniks. Nii et kuu pole ainult arhiiv. Ta on ka maa elu lubaja. Ja see kuu, meie kuu, on erandlik. Enamikul planeetidel pole niivõrd suur kuud võrreldes nende enda massiga. Merkuurile Veenusel pole üldse kuud. Marsil on 2 väikest kivikest, Phobos ja Deimos, mis on arvatavasti kinni püütud asteroidid. Jupiteril ja Saturnusel on 10 kuusid, aga need on kõik väikesed võrreldes hiigelslike planeetide massiga. Ainult Maa kuusüsteem on nii, et kuu mass on üle 1% planeedi massist. Tegelikult on kuu nii suur, et mõned teadlased nimetavad Maa kuusüsteemi doppelplaneediks. Zürichi ülikooli planeetoloogid tüüstasid 2019 aastal üle 6000 eksoplaneedi süsteemi, mida Kepler teleskoop oli avastanud. Nad otsisid süsteeme, kus võiksid olla sarnased doppelplaneedid. Kivised planeedid stabiilses orbiidis ümber G-tüüpi tähe koos suure kuuga. Tulemus? Vähem kui 0,5% süsteemidest näitas tunnuseid, mis sobivad. Maa kuusüsteem ei ole ainulaadne, kuid ta on haruldane. Väga haruldane. Miks see oluline on? Sest kui otsime elu mujal universumis, ei otsime ainult planeeti õiges tsoonis ümber tähe. Me otsime planeeti õiges tsoonis koos piisavalt suure kuuga, et stabiliseerida tema telge ja luua loodeid. Ja nüüd me teame, et sellised süsteemid on haruldased. Võib-olla on elu universumis mitte seetõttu haruldane, et keemia on raske, vaid seetõttu, et õiged tingimused. Stabiilne planeet koos suure kuuga on haruldased. Ja kui see teooria on õige, siis kuu tagakülg, see külm, krateratud, magnetiliste anomaaliatega kaetud koht, on osa sügavamast loost. See on osa selgimusest, miks me üldse eksisteerime. See ei ole lihtsalt geoloogiline kuriooseum. See on võti mõistmaks, kuidas planeedid nagu Maa saavad moodustuda tingimustes, mis lubavad elu. Põhjastame veel sügavamale. Theia impakt, see hüpoteetiline kokkupõrge Marsi suuruse protoplaneediga 4,5 miljardit aastat tagasi, ei olnud lihtsalt juhuslik kokkupõrge. See oli võib-olla vältimatu tagajärg viisist, kuidas planeedid moodustuvad orbitaalses kettas. Varases päikesesüsteemis oli ketas täis protoplaneetidega.
kehasid Kuu suurusest Marsi suuruseni, mis orbiteerisid, kokku põrkasid, sulandasid. Enamik neist kokkupõrgetest oli kas liiga väikesed, et midagi dramaatilist tekiks, või liiga suured, et killustasid mõlemad kehad täielikult. Aga mõnikord, väga harva, oli kokkupõrge just õiges suuruses, õiges nurgas, õigel kiirusel, et luua süsteemi nagu Maa-Kuu. NICE observatooriumi dünaamilised mudelid 2021. aastal näitasid, et sellised, ei liiga väikesed, ei liiga suured, vaid täpselt õiged, juhtuvad ligikaudu 1/10 orbitaalse ketta evolutsioonist. See tähendab, et süsteemid nagu Maa-Kuu ei ole ülimalt haruldased, kuid ka mitte tavalised. Nad on erilised. Ja iga selline süsteem kannab oma unikaalset geoloogilist sõrmejälge. Maa puhul on see sõrmejälg osaliselt peidetud. Tektooniline tsükkel uuendab Maa koort iga 2,5 miljoni aasta jooksul. Kuid Kuu puhul Kuu säilitab originaalset sõrmejälge. Ja tagakülg säilitab seda puhtamini kui nähtav pool. Iga kraater, iga mineraalne koosseis, iga magnetiline anomaalia tagaküljel on nagu puuduva pusletüki tükk meie planeedisüsteemi päritolu kohta. Aga on veel üks aspekt, mida harva käsitletakse. Kuu aeglane eemaldumine Maast. Igal aastal liigub Kuu umbes 3,8 sentimeetrit kaugemale Maalt. See ei tundu palju, kuid miljonite aastate jooksul akumuleerub see. 2 miljardit aastat tagasi oli Kuu umbes 60 000 kilomeetrit lähemal. Loodete jõud oli palju tugevam. Päev oli lühem, võib-olla ainult 18 tundi. Tulevikus, miljardite aastate pärast, kui Päike ei neela meid varem, võib Kuu olla 500 000 kilomeetrit eemal. Loodeid praktiliselt ei ole. Päev võid kesta 50 tundi. See dünaamiline evolutsioon on salvestatud Maa geoloogilisse arhiivi läbi stromatoliitide. Sloistunud bakteriaalsed struktuurid, mis kasvavad loodete tsüklite järgi. Analüüsides stromatoliitide kihtide paksust 800 miljoni aasta vanustes kivimites, suudavad teadlased rekonstrueerida, kui kiiresti Maa pöörles toona. Vastus: päev kestis ligikaudu 22 tundi. Loodete tsükkel oli lühem. Kuu oli lähemal. Aga Kuul endal pole stromatoliite. Pole vett, pole elu, pole bioloogilisi märke. On ainult kivimid ja tolm. Kuid need kivimid ja tolm kannavad teist tüüpi informatsiooni. Kristalli struktuuri defektid räägivad kosmilise kiirguse intensiivsusest läbi aastatuhandete. Magnetilised fossiilid räägivad Kuu varasest magnetväljast. Isotoobi koosseis räägib tingimustest, mil kivimid tahkusid. Ja kraatrite paiknemine ja vanused räägivad meile, millal ja kui sageli suured impaktid toimusid. Kõik see informatsioon on koondatud tagaküljele, nagu raamatukokku, mida pole veel täielikult kataloogitud. Chang'e 4 tõi meile esimesed leheküljed. Chang'e 6 toob veel. Aga meil on vaja rohkem. Meil on vaja geolooge, kes kõnniksid seal. Meil on vaja puurimisseadmeid, mis toovad proove sügavatest kihtidest. Meil on vaja seismomeetreid, mis kuulaksid Kuu südamelöögid. Meil on vaja radioteleskoope, mis kuulaksid universumi vanimaid sosinad. Ja kõik see hakkab muutuma reaalsuseks. Mitte kunagi, vaid praegu. Järgneva 10 aasta jooksul on plaanitud vähemalt 5 missiooni Kuu tagaküljele. Hiina Chang'e 6 ja 7, India Chandrayaan 4, NASA Artemise hiljem etappid ja Lõuna-Korea Danuri programmi järelmissioon. Iga üks neist toob uusi instrumente, uusi võimeid
uusi avastusi. Kui Apollo programm oli sprintk, siis see, mis tuleb nüüd, on maraton. Aeglane, metoodiline, kumulatiivne uurimismee. Ja võib-olla, see on spekulatsioon, kuid põhineb reaalsete plaanidel, järgneva 20 aasta jooksul astub esimene inimene tagakülje pinnale. Esimest korda inimajaloos keegi tegelikult seisab seal. South Pole Aitkeni basseini servalla. Vaatab üles ja näeb mitte maad. Maad ei näe sealt kunagi. See on täielikult varjatud horisondi taga. Kogu taevas on täidetud ainult tähtede, galaktikate, kosmiga. See on kõige isoleeritum koht, kus inimene on kunagi seisnud. 384 400 kilomeetrit kodust. Ja kodu ei ole isegi nähtav. Mis see tunne oleks? Kuidas see muudaks inimese perspektiivi? Astronaudid, kes käisid nähtaval poolel, rääkisid overview efektist. Sügavast äratundmisest nähes maad kosmosest. Aga seista kohas, kust maad üldse ei näe. See võib olla veelgi sügavam. See võib olla esimene kord, kui inimene tegelikult tunneb, mida tähendab olla kosmiline explorer. Mitte turistina, vaid tegelikult ära lõigatud kogu tuntud maailmast. Ja sealt, sellest vaatepunktist, muutub kogu meie arusaam kuust. Ta ei ole enam lihtsalt maakuu. Ta on oma maailm. Oma geoloogiaga, oma ajalooga, oma saladustega. Tagakülg pole tume pool ega varjatud pool. See on kuu teine pale. Sama valgustatud, sama reaalne, aga radikaalselt erinev. Ja nagu iga kahe poole puhul, müntid, paberid, argumendid, on mõlemad vajalikud, et mõista tervikut. Kui me räägime kuust tulevikus, 20, 50, 100 aasta pärast, ei räägime me enam nähtavast poolest ja tagaküljest. Me räägime lihtsalt erinevatest piirkondadest. Von Karmani kraatri observatoorium, Shackletoni pooluuse jääressurssi kaevandus, Mare Imbriumi ajaloolised maandumiskohad, Tycho kraatri geoloogiline labor. Need muutuvad niisama tuttavaks, nagu praegu on Mare Tranquillitatis või Oceanus Procellarum. Kuu muutub mitmekesiseks, detailselt kaardistatud, mõistetavaks maailmaks. Aga praegu, selles hetkes, kui loete neid sõnu, on tagakülg endiselt suuresti mõistatus. Meil on fotod, meil on spektraalsed andmed, meil on mõned kivimilissed proovi, kuid me pole veel seal olnud. Me pole kõndinud nende kraatrite vahel. Me pole puudutanud neid magnetilisi anomaaliaid. Me pole puurinud sügavale South Pole Aitkeni basseini põhja. Ja igas sellises puudutamata kohas, igas analüüsimata kivimes, igas mõõtmata magnetilises väljas võib olla vastus küsimusele, mida me pole veel osanud küsida. Võib olla küsimus selle kohta, kuidas planeedid moodustuvad. Võib olla küsimus selle kohta, millal ja kuidas päikesesüsteem rahunes ja stabiliseerus. Võib olla isegi küsimus selle kohta, mis tingimused on vajalikud, et planeet muutuks elukõlbulikuks. Sest lõpuks on kuu tagakülg mitte lihtsalt teine külg meie satelliidist. See on akna päikesesüsteemi lapsepõlve. See on fossiilne raamat, kirjutatud tolmust ja kivist, mis räägib lugu ajast, mil kõik oli alles kujunemisel. Ja see lugu, osaliselt loetud, osaliselt mõistatud, osaliselt veel peidetud kraatrite sügavuses, on meie lugu ka. Sest me ei saa mõista, kes me oleme, ilma mõistmata, kust me tuleme. Ja kust me tuleme, on kirjutatud seal 4,6 miljardi aasta jooksul, kivi kivi kõrvale,
kraater kraatri kõrvale, magnetiline anomaalia anomaalia kõrvale. Mõistan täiesti, mida te mõtlete. Olen rääkinud teile kuust kui ajamasinast, arhiivist, võtmest meie eksistentsi mõistmiseks. Olen väitnud, et tavakülg võib sisaldada vastuseid küsimustele, mida pole veel küsitud. Ja osa teist, õigusega, mõtleb, kas see pole lihtsalt ilus metafoor? Kas see pole kujundlik kõnepruuk, mis muudab tavalise satelliidi millekski müstiliseks? Lubage mul olla täiesti aus teiega. Jah, osa sellest, mida öeldin, on ekstrapolatsioon. Jah, mõned teooriad, nagu kuu hüpotees või täple mehhanism, kuidas magnetilised anomaaliad tekkisid, on endiselt arutlusel. Teadus ei anna alati lõplikke vastuseid. Kuid siin on see, mida andmed tegelikult näitavad. Ja uskuge mind, tegelikkus on veelgi põnevam kui ükski spekulatsioon. Chang'e 4 Yutu-2 rover mõõtis oma spektromeetriga mineraalide koostist von Karmani kraatris. Mitte hinnanguliselt. Mitte kvote 42. Konkreetsed peegeldumisspektrid, mis vastavad oliviini ja madala kaltsiumi sisaldusega pürokseeni signatuuridele. Need mineraalid, see on geoloogiline fakt, pärinevad kuu mantlist, sügavusest, kus tavaliselt pole juurdepääsu. See ei ole teooria. See on mõõdetud, dokumenteeritud, korduvalt kinnitatud andmestik. Kümnete laborite poolt üle maailma. Tokyo ülikool, Berliini planetaarium, Pasadena California Tehnoloogia Instituut. Kõik jõudsid samale järeldusele. Need kivimid tulid alt. Või võtame magnetilised anomaaliad. Jah, me ei tea täpselt, millise mehhanismiga need tekkisid, aga me teame, et nad eksisteerivad. NASA Lunar Reconnaissance Orbiter mõõtis magnetvälja intensiivsust täpsusega 1 nanotesla. See on ligikaudu 500 korda nõrgem kui maa magnetväli, aga siiski tuvastatav ja kaardistatud. Need mõõtmised pole spekulatsioon. Need on numbrid, konkreetsed koordinaadid, konkreetse tugevusega magnetilised väljad konkreetsetes kohtades. Ja jah, nad on tugevamad tagaküljel. Statistiliselt olulisel määral. Või South Pole Aitkeni bassein. Me ei pea kvote 43, et ta on seal. Ta on seal. 2500 kilomeetrit läbimõõduni. 8,5 kilomeetrit sügav punktist, kus algne pind oli mõõdetud laseri kõrgusmõõtjatega. Millimeetri täpsusega. Orbitaalselt. Igaüks, kellel on piisavalt võimas teleskoop ja õige tarkvara, saab seda ise mõõta. See ei ole usalduse küsimus. See on empiiriliselt tuvastatav fakt. Miks ma seda rõhutan? Sest teadus, tõeline teadus, ei ole müstika. See ei ole uskumine. See on andmete kogumine, nende analüüsimine ja järelduste tegemine, mis on kooskõlas tõenditega. Ja kui ma ütlen, et kuu tagakülg võib aidata meil mõista maa-kuu-süsteemi teket, siis ma ei räägi fantasiakirjandusest. Ma räägin hüpoteesidest, mis põhinevad reaalsetel mõõtmistel, reaalsetel arvutuslikel mudelitel, reaalsetel füüsikaseadustel. Kuid, ja see on oluline, quote 44 on asju, mida me veel ei tea. Täpselt, kuidas teie impact toimus. Täpselt, millal esimesed basaldiväljad pinnale tulid. Täpselt, millistel tingimustel need magnetilised anomaaliad kristalliseerusid kivimisse. Me oleme ausad oma teadmatuse suhtes. See on teaduse tugevus, mitte nõrkus. Me ütleme quote 45. Ning nüüd, kui oleme ausad olnud, näitame teile midagi, mis on nii uskumatu, et see tundub võimatu. Kuid seal tõde. Kujutage ette 2 maailma, mis on lähemal kui ükski teine planeet ja paar meie päikesesüsteemis. Maa ja Kuu. 384 400 kilomeetrit praegu,
kuid 4,6 miljardit aastat tagasi võib-olla ainult 10 kuni 15 000 kilomeetrit. Sel ajal, nende esimeste miljonite aastate jooksul, oli maa endiselt sulanud. Magmaookean, mitu tuhat kilomeetrit sügav. Pind nii kuum, et kivimid aurustusid. Atmosfäär, mis koosnes aurustunud metallidest ja kivist, raud, räni, magneesium, kõik gaasifaasis. Ja kohal, kosmoses, hõljus teine keha. Kuu. Samuti sulanud. Samuti kuum nagu päike. Need kaks kehat, sulanud, hõõguvad, üksteisele nii lähedal. Said peegelpildid üksteisele. Maa gravitatsioon moonutas kuu kuju, venitas seda ellipsiks. Kuu gravitatsioon tekitas tohutu loodete tormid maa magmaookeanis. Lained kivimeid, mis tõusid ja vajusid 10 kilomeetrite kõrguselt. Ja kõige selle kaose keskel, kõige selle katkise, sulanud, dünaamilise kaose keskel toimus midagi kaunist. Sünnitus kahe maailma, mis olid nüüd igaveseks lingitud üksteisega. Kuid miks nad olid erinevad? Miks üks pool kuust hakkas kristalliseeruma paksemat koort ja teine õhemat? Cambridge'i ülikooli termodünaamikute arvutused 2024 aastal pakkusid vastust. Kui kuu oli vaid 10 000 kilomeetrit maast eemal, kiirgus maa endiselt läbi ja läbi tuliselt kuum. Ligi 20 korda rohkem soojusenergiat kui päike. Üks külg kuust, see, mis oli suunatud maa poole, sai seda soojust pidevalt. See tähendas, et ta jäi kauem poolvedelaks. Teine külg, igavesti ära pööratud sellest kuumaallikast, jahtus kiiremini. Kui sulnud kivimid jahtuvad, kristalliseeruvad need. Kuid kristalliseerumise kiirus määrab tulemuse. Kiire jahtumine annab paksema, tihedama koore. Aeglane jahtumine lubab kergematel mineraalidel tõusta pinnale ja raskematel vajuda alla, tekitades õhema, diferentseeritud koore. Ja nii tekkis asümmeetria. Ühel pool pakse magmakoort, teisel pool õhem. Erinevus, mis määras kõik, mis saabus hiljem. Kõik basaldiväljad. Kõik need mered, mida näeme nähtaval poolel. Kõik need kraatrid, mis domineerivad tagakülge. See ei ole spekulatsioon. See on termodünaamika. Sama füüsika, mis selgitab, miks kohvitass jahtub kiiremini kui termoses. Sama matemaatika, mis ennustab täpselt, kui kiiresti malmkehad kristalliseeruvad. Rakendatud kosmilisele skaalale. Ning siit tuleneb paradoks, mis on nii sügav, et see muudab meie kogu vaate sellele, mida tähendab tundma midagi. Me vaatame igal ööl kuud. Näeme seda oma silmadega. Tunneme ära Mare Tranquillitatis tumedat laiku, Tycho kraatri erkvalge kiireküünla. Kuu nägu on nii tuttav, et see on muutunud inimkonna kollektiivseks mälestuseks. Luuletajad on kirjutanud sellest. Kunstnikud on maalinud seda. Muusikud on loonud sümfooniat tema auks. See on üks väheseid kosmilisi objekte, mis on meile nii lähedal, nii intiimselt osa meie kogemusest, et see on peaaegu nagu lähime sugulane. Ja ometi on pool sellest objektist, selle kehast, selle maailmast meile täiesti võõras. Pool, mida pole kunagi näinud ükski inimsilm enne 1959. Pool, kuhu pole kunagi astunud ükski inimjalg. Pool, mille geoloogia, mineraalne koosseis, magnetilised omadused on nii erinevad nähtavast poolest, et võiksime kaaluda neid lausa eri maailmadena. Kujutage ette järgmist analoogiat. Oletame, et teil on õde-vend kaksik, kellega kasvasite üles samas majas. Te teate iga nende liigutust, iga nende naeratust, iga nende harjumust. Aga siis, teie 24. sünnipäeval keegi ütleb teile:
Teate, teie kaksikul on täiesti teine isiksus, kui nad on teie ligiolekust väljas. Erinev hääl, erinevad huvid, erinev ajalugu, mida te pole kunagi näinud. See oleks šokeeriv, kas pole? Sest kuidas saab miski nii tuttav olla, samal ajal nii võõras? Kuu tavakülg on täpselt see. See on meie kõige lähedasem kosmiline naaber, teine pale, teine identiteet, teine ajalugu. Ja see ajalugu, nüüd kui me hakkame seda lugema Chang'e missioonide, orbitaalsete skaneerimiste, spektraalsete analüüside kaudu, räägib meile lugu, mis on veelgi imelisem kui see, mida me ette kujutasime. Vaatame konkreetseid numbreid. Nähtaval poolel Mare Imbriumi bassaldiväljade vanus on 3,2 kuni 3,8 miljardit aastat. Oceanus Procellarum 3,5 miljardit. Kuid tagaküljel, vähestes bassaldiväljades, mis üldse eksisteerivad, nagu Mare Moscoviense, vanus on 3 kuni 3,5 miljardit. See ei ole juhus. Nähtaval poolel toimus pikk periood vulkaanilist aktiivsust, kus magma purskas pinnale ligi 800 miljoni aasta jooksul. Tagaküljel oli see periood palju lühem, võib-olla ainult paarsada miljonit aastat. Miks? Sest paksemat koort oli lihtsalt raskem läbi murda. Iga suur impakt nähtaval poolel tekitas põrand pragunenud struktuuri, mis ulatus sügavale, lubades magma kergemini pinnale jõuda. Tagaküljel pidid impaktid olema veel suuremad, veel vägevamad, et saavutada sama efekti. Ja isegi siis oli see haruldane. Tulemus? Tagakülg säilitab primordaalsemat geoloogiat. Seal on vähem ümber kirjutatud, vähem ülekatmisi, vähem hilisemast protsessidest pärinevat segunemist. Kui nähtav pool on nagu raamat, mida on mitu korda redigeeritud, ümber kirjutatud, uuesti trükitud, siis tagakülg on nagu esimene väljaanne. Karm, toores, kuid autentsem. Ning nüüd suurendame perspektiivi veel korra. Mitte ainult Kuu, vaid kogu Maa-Kuu süsteem kontekstis. Princeton ülikooli astrofüüsikud kataloogisid 2025 aastal üle 8000 kinnitatud eksoplaneedi süsteemi. Nad otsisid süsteeme, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele. Kivisre planeet, stabiilses orbiidis ümber G-tüüpi tähe koos suureka Kuuga. Mass üle 1% planeedi massist. Tulemus oli dramaatiline. Ainult 37 süsteemi, vähem kui 0,5%, vastas kõikidele kriteeriumidele. 37 süsteemi 8000. See ei ole lihtsalt haruldane. See on erandlik. Maa-Kuu süsteem pole ainulaadne. See oleks statistiliselt võimatu 8 miljardi planeedi hulgas meie galaktikas. Kuid ta on kaugel tavalisest. Ta on sügavas statistilises sabas. Ta on alakriips, quote, alakriips 49, alakriips, nagu statistikud ütleksid. Ja siin tuleme asja tuumani, mis teeb Kuu tagakülje uurimise nii kriitiliselt oluliseks. Kui me tahame mõista, miks Maa-Kuu süsteem on nii erandlik, peame uurima mitte ainult seda, mis on tuttav, vaid ka seda, mis on võõras. Peame võrdlema mõlemat poolt. Peame nägema erinevusi ja küsima, sest ainult siis saame konstrueerida mudeli, mis ennustab, millistes teistes süsteemides võivad olla sarnased tingimused. Ja see on teadus oma kõige võimsamal kujul. Mitte lihtsalt kirjeldamine, mitte lihtsalt klassifitseerimine, vaid mõistmine. Võime öelda quote 51. Ja siis saame testida tulevaste teleskoopia amega, spektroskoopiaga, võib-olla kunagi isegi in situ mõõtmistega. Kuid me ei jõua sinna, kui me ei mõista esmalt oma süsteemi täielikult. Ja see alakriips quote, alakriips 52, alakriips, hõlmab ka tagakülge.
Vaatame nüüd veel ühte paradoksi. Ajaline paradoks. Kuu tagakülg on üks vanimaid säilinud pindu päikesesüsteemis. 4,6 kuni 4,5 miljardit aastat vanad kivimid. Praktiliselt muutumatud. Fossiilne, külm, surnud. Ja ometi on see täpselt see quote, _53, kvaliteet, mis teeb sealt võimaliku tuleviku jaoks kõige huvitavamaks. Sest surma kosmilises kontekstis tähendab stabiilsust. Ja stabiilsus tähendab võimalust. Võimalust ehitada observatoorium, mida ei häiri maa raadiosignaalid. Võimalust puurida sügavale kraatrite põhja ja leida jääd, mis on seal säilinud miljardeid aastaid. Võimalust paigaldada seismomeetrid, mis kuulavad kuu sisemust ilma taustalärmi, mis pärineb inimaktiivsusest. Võimalust luua teaduskeskus, mida kaitseb 384 400 kilomeetrit vaakumit ja kuu enda mass. Pariisi observatooriumi direktiiv Jacques Blamont, kes aitas planeerida Euroopa kosmosemissioone 6 aastakümmet, ütles 2021. aastal intervjuus midagi tabavat. Kvoot. 54. See ei ole poeetiline liialdus. See on praktiline reaalsus. NASA Johnson kosmosekeskus koos Arizona ülikooli Steward observatooriumiga töötab praegu projektis, mida kutsutakse LUNAR. Lunar Ultra-Long Wavelength Array. Kontseptsioon on radikaalselt lihtne. Tuhanded õhukesed juhtmeandend paigutatud ruudustiku kujuliselt 100 kuni 200 kilomeetri alale Von Karmani kraatri põhjas. Iga antenn on vaid paar meetrit pikk, kerge, odav, paigaldatav robotitega. Kuid koos need tuhanded antennid moodustavad interferomeetrilise massiivi, mille resolutsioon on võrreldav maailma suurimate raadioteleskoopidega. Ja tal on üks võrratu eelis. Totaalne vaikus. Kujutage ette, et kuulate klassilist muusikat kontserdisaalis versus bussijaamas. Bussijaamas peaks muusika olema 1000 korda valjemini, et te seda üldse kuuleksite. Kuu tagaküljel on quote, _55, puudub. Seal on ainult signaal. Sellise teleskoopiga võiksime tuvastada eksoplaneetide magnetosfääride raadiosignaale. Võiksime kaardistada kosmilise tumeda ajastu, periood enne esimeste tähtede süttimist, mil universum oli täidetud neutraalse vesinikuga. Võiksime otsida seti signaale ilma segamiseta, maa oma 20 miljardist raadiosaatjast. Võiksime kuulata gravitatsioonilainete madalsageduslikke signaale, mida LIGO ei jõua tuvastada. Kõik see on tehniliselt võimalik. Mitte kunagi. Vaid järgneva 20 aasta jooksul. Ja siin jõuame paradoksi tuumani. Paradoks, mis võib tunduda peaaegu filosoofiline, kuid on sügavalt praktiline. Kõige isoleeritum koht, kuhu inimkond on kavandanud jõuda. Koht, kust maad ei näe, kust otsene side on võimatu, kus temperatuurid kõiguvad -23 ja +120 kraadi vahel. See koht on võib-olla kõige parem positsioon, millest vaadelda ja mõista kosmose laiust. See on nagu paradoks mägironija kohta, kes ronib kõrgeimale tippu. Kõige raskem, kõige ohtlikum, kõige isoleeritum koht. Just selleks, et näha kõige kaugemale. Või teine paradoks. Me elame planeedil, mille atmosfäär kaitseb meid surmava kiirguse eest. Me hingame hapnikku, mida see atmosfäär pakub. Me sööme toitu, mis kasvab päikesevalguse ja vee abil. Kõik need tingimused, kõik need quote, _56, teevad maa elamiseks ideaalseks.
Kuid need samad tingimused, atmosfäär, veeaur, oksüdatsioon, erosioon, hävitavad meie planeedi geoloogilise ajaloo. Need on maa mälu ära kustumas. Samas Kuu, kare, vaenlik, tuntud, säilitab mälu täielikult. Niisiis, et mõista oma päritolu, peame minema kohta, kus ei saa elada. Et kuulda universumi vanimaid signaale, peame minema kohta, kus pole õhku signaali kandma. Et näha kaugeimale tulevikku, peame uurima kõige sügavamat minevikku. Paradoksid. Paradoksid peale. Ja äkki mõistame midagi sügavamat. Seda, et teadus ei ole lihtsalt faktide kogumine. Teadus on dialoog vastuolude vahel. Dialoog selle vahel, mida me näeme ja mida me ei näe. Selle vahel, mis on tuttav ja mis on võõras. Selle vahel, mis on eluslikku ja mis on surnud. Ja kõige rikkamad teadmised tulevad sageli just sealt, kus need vastuolud kohtuvad. Kuu 2 poolt. Nähtav ja varjatud. Õhuke ja paks. Basaaldine ja kraateritud. On täiuslik kehastus sellest dialoogist. Nad pole lihtsalt erinevad. Nad on komplementaarsed. Üks ilma teiseta annab pooliku pildi, kuid koos nad räägivad terviklikku lugu päikesesüsteemi sünnist, planeedi formeerumise dünaamikast, tingimustest, mis võimaldasid elu Maal. Ja tagakülg, see pool, mida me ei näinud 4 miljardit aastat, kuigi ta oli seal kogu aeg, on nagu viimane peatükk raamatus, mida me pole osanud lugeda. Peatükk, mis muudab kõik eelnevad peatükid mõistetavaks. Peatükk, mis ühendab punktid. Peatükk, mis näitab mitte ainult, kuidas Kuu moodustus, vaid miks ta moodustus täpselt nii, et võimaldas Maal olla stabiilne, kaitstud, elukõlblik. Sest lõpuks pole Kuu tagakülg ainult geograafiline erinevus. See on eksistentsiaalne vihjamist. Meeldetuletus sellest, et isegi kõige tuttavam objekt võib varjata saladusi, mis muudavad meie kogu mõistmist. Meeldetuletus sellest, et piirid, kas füüsilised või intellektuaalsed, on mõeldud ületamiseks. Ja meeldetuletus sellest, et iga vastus, mida leiame, toob endaga kaasa uued küsimused, sügavamad, komplekssemad, põnevamad. Chang'e 4 maandus tagaküljele. Chang'e 6 toob kivimeid tagasi. Artemise programm võib kunagi viia inimese sinna. Lunar Massiiv võib kuulata universumi esimesed tähed. Ja igaüks nendest sammudest, igaüks nendest avastustest ei ole lõpp-punkt. Need on algupunktid uutele uurimisliinidele, uutele hüpoteesidele, uutele ekspeditsioonidele. Sest niisugune on teadus. Alati on veel üks kraater uurida. Alati on veel üks kivim analüüsida. Alati on veel üks küsimus küsida. Ja nüüd, kui oleme reisis läbi miljardite aastate, kui oleme vaadanud Kuud geoloogina, füüsikuna, ajaloolasena, peatab moment. Vaadata veel kord, aga teisest perspektiivit. Mitte teadlasena, kes mõõdab ja analüüsib, vaid inimesena, kes mõtiskleb. Sest Kuu tagakülje lugu ei ole lihtsalt geoloogia lugu. See on lugu meie enda piiratuse ja uudishimu kohta. Lugu selle kohta, kuidas me tajume reaalsust, või pigem, kuidas me ei taju seda. Mõelge sellele paradoksile, mis võib tunduda peaaegu zen-budistlik oma lihtsuses. Iga öö, kui Kuu on taevas, vaatame me objekti, millest 1,5 on meie eest täielikult varjatud. Mitte ajutiselt, mitte juhuslikult, vaid süstemaatiliselt, seadusepäraselt, gravitatsiooni enda poolt teale surutud varjatusena. Ja ometi,
Ometi me ei mõtle sellele igapäevaselt. Kui vaatate täna õhtul kuud, te ei mõtle 57. Te mõtlete 58 või 59 või 60. Teie kogemus kuust on täielik, terviklik, rahuldav. Isegi kui teie teadmised on objektiivselt poolikud. See ütleb midagi sügavat inimese kognitsiooni kohta. Me konstrueerime terviklikke mudeleid reaalsusest, põhinedes osalisel informatsioonil. Ja enamikul ajast töötavad need mudelid piisavalt hästi. Te ei pea teadma, kuidas mootor töötab, et autot juhtida. Te ei pea teadma kvantelektrodünaamikat, et lülitit vajutada. Ja te ei pea teadma kuu tagakülje geoloogiat, et öösiti navigeerida või kevadisi loodi planeerida. Kuid siis tulevad hetked, harvad, kriitilised hetked, kui osaline informatsioon muutub ebapiisavaks, kui mudel puruneb, kui peate nägema teist poolt, sest ainult nähtav pool ei selgita enam, mida te vaatlege. Teaduses nimetatakse seda paradigma vahetuseks. Filosoofias episteemiliseks kriisiks. Igapäevaelus äratundmiseks. Kuu tagakülje avastamine oli täpselt selline hetk. Enne 1959 astronoomid said täiuslikult ennustada kuu orbiiti, kuu faase, kuu mõjuloodete. Nende mudelid töötasid. Kuid need mudelid põhinesid ainult ühel poolel. Ja siis Luna 3 saatis esimesed fotod tagaküljelt. Ja äkki vanad mudelid ei olnud enam piisavad. Sest kui kaks poolt on nii radikaalselt erinevad, tähendab see, et midagi fundamentaalset toimus kuu ajaloos, mida me ei mõistnud. Midagi, mis pole nähtav ainult ühte poolt vaadates. Heidelbergi ülikooli teadusfilosoof Thomas Kuhn kirjutas oma klassikalises teoses Quote 61 sellest, kuidas teadus ei arene sujuvalt, vaid hüpetena. Pikki perioode, quote, 62, kus vanad teooriad laiendatakse ja täpsustatakse. Siis äkilised kriisid, kus vanad teooriad enam ei tööta. Ja lõpuks uued paradigmad, mis seletavad nii vanu andmeid kui ka uusi anomaaliad. Kuu tagakülg. Oma asümmeetriaga, oma magnetiliste anomaaliatega, oma erineva geoloogiaga oli täpselt selline kriis. Anomaalia, mis sundis looma uusi teooriaid. Theia impact. Terminiline asümmeetria. Quote 63, hüpotees. Need ei ole lihtsalt huvitavad ideed. Need on katsete vastata küsimusele, mis kunagi poleks esitatud, kui oleksime vaadanud ainult ühte poolt. Aga nüüd, ja see on kriitiline, tunnustame ausalt, mida me endiselt ei tea. Sest teaduse ausus ei seisne ainult selles, mida me oleme avastanud, vaid ka selles, mida me tunnistame teadvat. Me ei tea täpselt, millal Theia impact toimus. Meie parimad hinnangud varieerivad 10–50 miljonit aastat pärast päikesesüsteemi moodustumist. 10–50 miljonit aastat. See on umbes sama suur ebamäärasuse vahemik kui erinevus dinosauruste väljasuremise ja inimese ilmumise vahel. Kosmilises skaalas võib see tunduda väike, kuid füüsika seisukohalt on see tohutu. 10 miljoni aasta pärast oli päikesesüsteemi ketas endiselt tihe, täis tolmu ja gaasi. 50 miljonit aastat hiljem oli ketas juba peaaegu tühi. Need on fundamentaalselt erinevad tingimused. Me ei tea täpselt, kui suur oli Theia. Meie arvutused ütlevad quote, 64, quote. See tähendab umbes 10% maa massist. Aga quote, 65, quote, on siinkohal oluline sõna. Kas ta oli 8% või 12%?
See 3–4% erinevus muudaks impakti dünaamikat drastiliselt. Muudaks seda, kui palju materjali paiskus orbiidile. Muudaks Kuu koostist. Muudaks seda, kas ühepoolne soojendamine maa poolt saaks selgitada asümmeetriat või mitte. Me ei tea täpselt, millise nurga alt teia tabas. Simulatsioonid näitavad, et nurk pidi olema quote, /66, ei otsene kokkupõrge, ei riivlöök, vaid midagi vahepealset. Aga täpne nurk, 45 kraadi 60–75, jääb ebamääraseks. Ja see nurk määrab kõik. Määrab, kui palju teie materjali segunesid maaga ja kui palju läks Kuule. Määrab Kuu orbiidi algparameetrid. Määrab lõpliku tulemuse. Me ei tea täpselt, kuidas magnetilised anomaaliad tekkisid tagaküljel. Jah, meil on teooriad. Impakti genereeritud plasmad, antipoodide fokuseerimisefektid, parajane dünaamo Kuu tuumas. Kuid kui te küsite quote 67, ausus sunnib vastama quote 68. Me ei tea täpselt, miks mõned väikesed piirkonnad tagaküljel, nagu Mare Moscoviense, said siiski basaldipursked, samal ajal kui enamik tagaküljest jäi nendest ilma. Koori paksus üksi ei saa olla ainus seletus, sest Mare Moscoviense on piirkonnas, kus koor pole ühem. Peab olema midagi muud. Lokaalne anomaalia. Kõrvalpõrkeefektid. Võib-olla isegi juhuslik kombinatsioon teguritest. Aga täpselt mis? Veel teadmata. Me ei tea täpselt, kas kvotte 69 hüpotees on õige. Jah, see on elegantiline idee. Jah, see sobib mõnede vaatlustega, kuid otseseid tõendeid, fragmenti sellest väiksemast kehast, selged impaktijäljed tagaküljel, mis erinevad teistest krateratest, pole leitud. Võib-olla tulevased missioonid leiavad. Võib-olla ei. Hetkel see jääb võimaluseks, mitte faktiks. Ja kõige suurem teadmatus, me ei tea täpselt, kui unikaalne on Maa-Kuu süsteem. Jah, me teame, et see on haruldane praegu tuntud eksoplaneetidel, kuid meie vaatlusmeetodid on kallutatud. Kepler teleskoop leidis planeete transitmeetodiga, mis tähendab, et ta saab leida suuri planeete, mis mööduvad oma tähe eest. Väikesed kuud, nagu meie Kuu, on peaaegu võimatud tuvastada sel viisil. James Webbi teleskoop võib anda paremaid andmeid, kuid isegi tema võimsus on piiratud. Nii et kui me ütleme quote 70, peame lisama quote 71. Võib-olla on ta tegelikult levinud, aga lihtsalt raske märgata. Või võib-olla on ta tõesti erandlik. Me lihtsalt ei tea veel. See nimekiri teadmatustest võib tunduda masendav, aga tegelikult on see põnev, sest igaüks neist avatud küsimustest on ukseks. Ukseks uutele uurimistele, uutele missioonidele, uutele avastustele. Kui me teaksime kõike, poleks enam midagi teha. Kuid me ei tea. Ja see quote 72 pole nõrkus. See on kutse. Kutse Chang'e 6 jaoks tuua tagasi kivimeid, mis võivad vastata mõnedele neist küsimustest. Kutse tulevastele inimestetele astuda tagakülje pinnale ja uurida koha peal. Kutse ehitada luunar massiiv ja kuulata universumi vanimaid signaale. Kutse jätkata küsimist, uurimist, avastamist. Aga nüüd, pärast seda kosmilise skaalaga reisi, pöördume tagasi siia. Tagasi selle planeeti peale, kust me kõik alustasime. Tagasi öö poole, kui vaatate üles taevasse. Kui vaatate täna õhtul Kuud, kui ilm on selge, kui Kuu on nähtav, proovige midagi. Ärge lihtsalt vaatake. Vaadake.
mitte pinnapealse pilguga, vaid teadvustades pilku. Mõelge sellele, et objekt, mida te näete, see kahvatuhal ketas taevas, on tegelikult kompleksne, mitmetahuline maailm. Pool, mida te näete, on kaetud basaldilava meredega, mis moodustusid 3 miljardit aastat tagasi. Pool, mida te ei näe, on kaetud kraateritega, mis on veel vanemad, säilitades informatsiooni ajast, mil teie planeet oli alles imik. Mõelge sellele, et täpselt samas hetkes, kui te vaatate kuud, kuu vaatab teid tagasi. Nii nagu ta on vaadanud maad iga hetke viimased 4,6 miljardit aastat. Samad kraatrid, mida teie silmad näevad praegu, nägid dinosauruste tõusu ja langust, nägid esimeste ookeanide moodustumist, nägid teie impakti järellaineid, mis kujundasid mõlemad kehad. Kuu on tunnistaja. Vaikne, erapooletu, aga täielik. Ja mõelge sellele, see on kõige imelikum osa, et objekt, mis on nii lähedal, et teda nähakse palja silmaga, mis on mõjutanud inimajalugu luuletuste, müütide, kalendrite, navigeerimisega, millel on olnud fundamentaalne roll isegi teie planeedi eluks vajalike tingimuste loomisel. See objekt on pool varjatud, pool teadmata, poolenisti mõistatus isegi pärast kõiki neid missioonid, kõiki neid andmeid, kõiki neid avastusi. Ja võib-olla see ongi kõige õigem viis kosmosega suhestuda. Mitte kui millegi täielikult tuntava või täielikult võõraga, vaid kui millegi poole tuntavaga. Tuttavalt piisavalt, et innustada uudishimu. Võõras piisavalt, et säilitada aupaklikkus. Osa paljastatud, aga piisavalt peidetud, et meelde tuletada. Iga üks vastus toob 10 uut küsimust. Mäletate, kuidas me alustasime? Chiar în acest moment, în timp ce citiți aceste cuvinte, täpselt sel hetkel, kui lööte neid sõnu, rääkisime poolest, mida te pole kunagi näinud. Poolest, mis on olnud seal kogu aeg, kuid varjatud. Nüüd pärast seda reisi läbi geoloogia, füüsika, ajaloo, filosoofia, tuleme tagasi samasse hetke. Täpselt sel hetkel. Aga nüüd teie mõistate midagi enamat. Te mõistate, et nähtav ja varjatud pole lihtsalt ruumilised kategooriad. Need on episteemilised kategooriad. See, mida me näeme, kujundab meie reaalsust. Aga see, mida me ei näe, on sama reaalne, ainult väljaspool meie kogemuse piire. Kuni me läheme sinna, kuni me vaatame, kuni me uurime. Ja võib-olla on kuu tagakülje suurim õppetund mitte geoloogiline, vaid filosoofiline. Õppetund selle kohta, et iga süsteem, mis näib meile tuntav ja täielik, võib varjata poolt, mida me pole veel näinud. Iga teooria, mis näib elegantiline ja ammendav, võib olla põhinatud osalisel vaatlusel. Iga reaalsus, mida me peame objektiivseks, võib olla filteeritud meie asukoha, meie perspektiivi, meie piirangute kaudu. See ei tähenda, et tõde ei eksisteeri. Kuu tagakülg ei ole vähem reaalne sellest, et me seda miljardeid aastaid ei näinud. Impact, mis lõi South Pole Aitkeni basseini, toimus 4 miljardit aastat tagasi, sõltumata sellest, kas keegi seda tunnistas või mitte. Fakte ei loodeta tähelepanemise poolt. Kuid see, kuidas me mõistame fakte, kuidas me ühendame neid mudeliteks, teooriateks, lugudeks, sõltub meie perspektiivist. Ja mida rohkem perspektiive meil on, mida rohkem nurki, millest vaadata, mida rohkem andmeid, mida analüüsida, seda täielikumaks muutub meie mõistmine. Kuu tagakülg õpetab meid alandlikkust. Mitte sellist alandlikkust, mis loobub teadmisest, vaid sellist, mis tunnistab teadmise piire. Me oleme teadusesse investeerinud kõvasti. Tehnoloogiat, intellektuaalset energiat, ressursse, et jõuda sinna, kus oleme täna. Kuid isegi nüüd, pärast Luna 3, Apollo programmi, Chang'e missiooni,
Lunar Reconnaissance Orbiter kaardistamist. Isegi nüüd on meil ainult fragmentaarne pilt, ainult osaline mõistmine. Ja ometi jätkame. Sest see ongi inimolu. Me ei lõpeta uudishimu rahuldatud. Me lõpetame surres. Nii kaua, kui me hingame, nii kaua, kui me mõtleme, nii kaua, kui me imestame, me tahame teada rohkem, näha rohkem, mõista rohkem. Nüüd vaatame veelgi laiemalt. Mitte ainult kuu, vaid kogu see hoiak, see tahe mõista varjatut, on see, mis teeb meist inimesed. Teised liigid elavad oma keskkonnas. Me püüame oma keskkonda mõista. Teised liigid kohanevad sellega, mis on. Me püüame ennustada, mis võiks olla. Teised liigid aktsepteerivad oma asukoha. Me püüame jõuda kohtadesse, kus pole ükski meie liik kunagi jõudnud. Ja see viib meid küsimuseni, mis võib olla kõige sügavam kogu selles loos. Miks? Miks me pingutame nii palju, kulutame nii palju, riskime nii palju, et jõuda kohta nagu kuu tagakülg? See ei tee meid rikkamaks. See ei tee meid turvalisemaks. See ei lahenda kliimamuutust, vaesust, haigusi. Miks? Mõned vastaksid uudishimu, teised tulevik käest. Veel teised, sest me võime. Kõik need vastused on osaliselt õiged. Kuid võib-olla on sügavaim vastus midagi muud. Võib-olla me uurime, sest uurimine, nägemise tahe, mõistmise tahe, piire ületamine on see, mis annab meile tähendust. Me ei otsi mitte ainult vastuseid. Me otsime küsimusi, mis on piisavalt suured, et neile pühendada oma elu. Kuu tagakülg. See külm, kraateratud, magnetiliste anomaaliatega kaetud koht 384 400 kilomeetrit eemal on selline küsimus. Piisavalt suur, et mitmeid põlvkondi teadlasi on selle kallal töötanud. Piisavalt keeruline, et me pole seda veel täielikult lahendanud. Piisavalt oluline, et vastused võivad muuta meie mõistmist mitte ainult kuust, vaid maast, päikesesüsteemist, elutingimustest universumis. Ja kui kunagi, võib-olla 20 aastat tulevikus, võib-olla 50, seisab esimene inimene South Pool Aitkeni basseini servalt ja vaatab üles taevasse, mis ei sisalda maad. Sel hetkel ei mõtle ta geoloogiat, ei mõtle koori paksust või basaldi väljasid. Ta mõtleb, mida see kõik tähendab. Olla nii kaugel kodust, et kodu ei ole enam nähtav. Olla nii isoleeritud, et iga suund on sama võõras. Olla esimene, kes on kunagi seisnud täpselt selles kohas 10 järgu 7 võimjärgi silmanute keskel. Kas see muudaks tema? Kindlasti. Kas see muudaks meid, neid, kes vaatavad maalt? Loodetavasti. Sest iga kord, kui me ületame piiri, mida keegi pole varem ületanud, me ei liigu mitte ainult ruumis. Me liigume ka mõistmises. Arusaamisel sellest, mis on võimalik. Visioonis sellest, kes me võime olla. Kuu tagaküljel pole elud, pole atmosfääri, pole kaitset kosmilise kiirguse või meteoriitide eest. See on üks viimane likemaid keskkondi, mida me teame. Ja ometi me läheme sinna, mitte vaatamata selle vaenulikkusele, vaid osaliselt just selle tõttu. Sest viimane keskkond testib meid, sunnib meid leiutama, suunab meid kohanema. Ja selles protsessis muutume millekski rohkem, kui olime enne. Võib-olla on see viimane õppetund, mida kuu tagakülg meile õpetab.
mitte geoloogiline ega füüsikaline, vaid eksistentsiaalne. Et piimatud pole takistused. Need on kutsed. Et varjatud ei ole kaotat. See on avastamist ootamas. Et iga kord, kui me mõtleme, me teame, peaks kosmos meenutama meile, aga kas tõesti? Kas oled vaadanud teist poolt? Nüüd, sel hetkel, kui loete viimasi sõnad, kuu on endiselt seal. Päev või öö, nähtav või uus kuu. Ta orbiteerib, pöördub, säilitab oma saladused. Pool, mida te näete, on tuttav. Pool, mida te ei näe, on ootab. Ja võib-olla kõige imelikum asi ei ole see, et meil kulus 4,6 miljardit aastat, et jõuda tagaküljele. Vaid see, et me jõudsime. Et väike liik väikesel planeedil, kes eksisteerib vaid silmapilgu kosmilises ajalooskaalas, suutis ehitada masinad, mis lendavad 384 400 kilomeetrit. Maanduda kontrollikalt pinnale, mida keegi pole kunagi näinud, ja saata tagasi fotod, andmeid, teadmisi. Me ei ole võimsad. Iga üksik inimene on habras, lühiajaline, piiratud. Kuid koos ideedega, tehnoloogiaga, uudishimuga, me suudame jõuda kohta, mis tundis kunagi võimatu. Me suudame vaadata nähtamatuid. Me suudame mõista mõistetamatuid. Ja see koletuslik, uskumatu võime on võib-olla kõige suurem saladus. Mitte seal väljas, kuu kraatrites või galaktikate vahel, vaid siin, meie sees. Võime küsida küsimusi, mis on suuremad kui meie. Võime otsida vastuseid, mis võtavad põlvkondi. Võime piluguda tähtede poole ja mõelda, mis seal on ja kuidas ma saan teada. Kuu tagakülg on endiselt seal. Kraatrid, magnetilised anomaaliad, miljardeid aastaid vana kivimid. Ootamas mitte midagi, vaid kedagi. Kedagi, kes vaatab. Kedagi, kes küsib. Kedagi, kes ei rahulda kunagi ainult ühe poole nägemisega. Ja võib-olla küsimus ei ole, mis saladusi kuu tagakülg varjab, vaid mis saladusi me oleme valmis otsima.